olles inimene, käid sa igal pool poodides ja nii edasi, eks sa puutub paljude äriorganisatsioonidega kokku, et tahaks sa neile nõu anda või kui sa vaatad oma kogemusest lähtudes, et mida nad võiks teistmoodi teha või et mida ei taibata ärimaailmas piisavalt? Ei no üks asi, mida ma ka räägin, kui võimalus on, selle Cato vanema kombel, tema muudki rääkis, et Kartaago tuleb hävitada ja mina ei väsi kordamast, et praegu on kõige hullem, mida Eesti kultuuri jaoks teha saab, on jälle, kui ellujäämiskohastumisele, on pöörata kultuuri eri osade omavaheline funktsionaalne roll nagu pea peale. Hetkel on meil ikkagi, räägitakse liiga palju müügist, ka nendes suhetes, kus tegelikult ei tohi müügist olla juttugi. Räägitakse teenustest ja kaubast, räägitakse kliendist, turumajanduslikud sellised põhimõtted, ütleme majandusfundamentalism on see, millest tuleks ennast hoida ja kui see majandus on, ütleme, on pannud kõige kõrgemaks, on ju, haridus on pandud majanduse funktsiooniks, tihtipeale juba alluma samadele reeglitele, on ju, ja siis kaunid kunstid või kunstid kultuuri mõttes, nimetaks kultuuriks pannakse siis veel hariduse allfunktsiooniks, on ju, lühidalt, et me peame haridussüsteemi kaudu tootma töötavaid ühikuid selle ärimaailma jaoks või selle majandusmaailma jaoks, on ju. Ja selleks, et nende tootvate ühikute korgid läbi põleks, on ju, siis ma annan neile natukene muusikat ja tantsu juurde, et nad ja seda huviharidust, et nad saaksid ennast natuke lõõgastada, on ju. Aga mis selles vale on? Nii see maailm töötabki? Ei ole, tähendab, kujutame ette. Majanduses ütleme, mis on ülim hüve. See ongi, et asjade iseloomu saab teada, kui sa lähed üdini välja, kraabid põhjani välja ja tulevad välja need alusväärtused, millel kõik on tuginenud. Ja selles praegu läänemajanduses, mis praegu nüüd globaalselt valitseb, on ju ülim hüve, mida taotletakse, mille saavutamist mõõdetakse, on kasum. On ju? Äriorganisatsioonil, jah. Kasum. Ja. Majandustegevuse ülim hüve praegu on kasum. Jah. Aga sa paneks midagi asemele? Oota nüüd. Mis on ülim kasum? Ülim kasum on see, et minimaalselt sisse pandud ressursiga saadakse maksimaalselt ressurssi kätte. On ju? No. Ideaal on see, et paned 0 sisse ja 100 saad kätte. Okei, see on vargus, aga ta on... Natuke tuleb ikka panna. Aga selle nimi on liiakasum. No nii. Lääne majandusmaailma, ütleme, ülim väärtus, mille suunas kõik liiguvad, mida nad taotleda, on liiakasu. Nüüd kujutage ette, et sinu laste õpetaja lähtub liiakasuvõtlikult sellesse suhtesse sinu laste peaksid arenema, kasvama, on ju, õpetaja peab sellest hoolitsema. Tema on nüüd teenendaja, kes neid kliente teenendab, on ju, ja ta läheneb liiakasuvõtlikult. Ja. Kuidas sa ennast tunneksid? Kinga annaks talle. Arst. Sa lähed operatsioonile, on ju, ja kirurg. Ja. Sinu kliendi suhtes on liiakasuvõtlikult. No võtab paar juppi soolikat ära ja siirad teisele või neeru pannab pihta ja annab teisele. Et sorry, ja niisugused ametid on veel. Aga see on väga praktiline. Ja nüüd küsimus on see, et juhul, kui need näited, ja neid on veel, näitavad, et see majandusmaailma ja see ülim väärtus tegelikult seal puhul ei tohi kehtida, siis järelikult on see majandusfunktsioon peab olema natuke allpool, mitte üleval. Sest mida kõrgemal positsioonil on mingisugune funktsioon, mingi institutsioon, mingid väärtused, on ju, siis kõik, mis teevad tema varju, saavad sellest mõjutatud. Ja selleks, et ära hoida, ütleme, humanistlik katastroof, tuleks ikkagi see majandusvaldkond koos tema põhiväärtustega nihutada sinna, kus on tema koht, kus sa ei saa mürgitada, ütleme, seda meie tervist, meie tulevikku ja muid asja. On loogiline? Jah, aga ma ei näe töötavat lahendust. Miks töötav lahendus on siin? Tähendab, inimese, ütleme, aju on ju väga paindlik organism. Ma katkestan, aga ma küsisin näiteks, ütleme, kaubamaja direktori seisukohast, et kuidas sind kuulab, eks ju, et see on hästi huvitav maailm, kuidas Viljandi Kultuuriakadeemiat luuakse, ehitatakse ja mis on tema arenguvõimalused, eks ju, ja kuidas sina ennast seal tajud.
et mida tal on sealt üle kanda, kui me räägime seda nõnda idealismi seisukohast, et raha pole esikohal, aga no ütleme nii, et kui ta on kaubamaa direktor, tal on igane portsioon töötajaid, on ju, kellest enamus peab tegema suht nüri ja rutiinset tööd. Võrreldes kui kunstnikega, kes saavad niimoodi õilmitseda ja kulka rahadega käia mööda maailma ringi. Ja. Aga mida ta saaks, ütleme, kultuuri valdkonnast nagu üle kanda? Ei saa ka mõtlema, et erinevad kultuurid üle maailma on ju, inimliik on ju kogu maailma ära valutanud tänu selle, et tal on kultuur välja mõeldud küüniste ja hammaste asemele või kihvade. Ja siis nüüd nendel laiuskraadidel, kus on nagu külm ja pime enamusel ajal aastast on ju, on kultuuri üks funktsioon nagu kaunid kunstid või need vaimule midagi sükest ja ühistunne. Kõik selline meie tunne ja turvalisus on ju, mis kompenseerib seda pimedust ja vastikut ja kõledust on ju ja tihti peale nüri rutiini. Ehk kaubamaa direktor peaks looma seda müstikat enda... Ei, mitte müstikat, elementaarset emotsionaalset heaolu, millel on omad vahendid olemas. Seesama, see meie tunne on ju, aeg-ajalt lubada ikkagi natukene meie hingele on ju, just kunstide kaudu. Ega kunst on tulnud ju inimese kasutusse just selle jaoks, et võimaldada või üsna viletsetes elukõlbulikkuse seisukohalt tingimusest ikkagi vaimselt toime tulla. Ja see ei ole mitte mingi biorobot on ju, ega mingi muu tüüp, kes esimesel võimalusel rändab soojale maale on ju, ehk et ära hoida oma töötajaskonna niisuguse läbivoolu, kaadrivoolavust ja muid asju, ta peaks looma midagi sellist, mis hoiab inimesi tööl. Midagi hingele. Ja ta peab selle tegema nii, et see on seotud just selle sama töökohaga. Et jah, okei, ma pean siin päevast päeva seisma on ju, ja suht nõmedate inimestega suhtlema on ju, aga selle eest minu siin olek annab mulle selle unikaalse võimaluse näiteks ja juht peab selle välja mõtlema. Ja see on vahva. Ja sellega on kombes. Ja ongi naeratavad müüjad on ju, ja paar asja on veel, et näiteks see, et kultuuri ütleme on adekvaatsuse seisukohalt, et sa teed adekvaatseid otsuseid ellujäämise seisukohalt, et on nagu sellised abivahendid, millega tegelevad siis eetika, moraal ja esteetika on ju. Et sama eetika moment on ju, et ühest küljest majandustõde ütleb seda, et kasum, läbimüük ja ostke ainult meilt, ära lase minema klienti on ju. Aga sama, ja määri kaela mingi saast on ju. Aga kui näiteks ta sellest loobuks on ju, lühiajaliselt see hoiab ära mingisuguse kasumi võib-olla on ju, suure on ju, aga strateegiliselt võib see olla koht, kus võt see kaubamaja on see koht, kus ma kunagi petta ei saa. Inimesed hakkavad valima. Sellised strateegilised mehhanismid, ellujäämismehhanismid on tegelikult üsna sarnased, sõltumata, kas tegu on äriorganisatsiooniga või äriorganisatsiooni puhul, kas on vahendaja kaubanduslik või on tootja või muu asi, või ütleme mingi avalik õiguslik. Sellist üldinimlikkust, kultuursust ära ei unusta, siis sa tegelikult oled õiget asja tegemas. Või unusta ära, mis tähendab organisatsioon.